€14 I now smell like €120. Ostsin jääkohvi ja ma tahan süüa. Ma hakkan konkreetselt protesteerima vastu, miks ei ole kunagi lennujaamas võigut, mis oleks vegan või isegi vegetarian. Miks neil on kõigil kala ja kana ja kuradi põrsast. Okei, caffeine pulling through. Ma leidsin süüa. Mis ma teile ütlen. Mina olen täiesti positiivselt üllatunud ja impressed Läti lennujaamaga. Ma olen siia lennanud sisse kunagi varem, aga ma ei ole siit kunagi kuskile läinud. Ja kui ma ütlen teile, et see on Superior lennujaam, kus ma olen viimasel ajal käinud, siis see on tõsi, sest et ma olen väga palju lennanud viimasel ajal. Ma olen olnud Itaalia 2 lennujaamas, ma olen olnud Saksamaa lennujaamas, ma olen olnud Soome lennujaamas, Tallinna lennujaamas, Leedu lennujaamas ja konkreetselt Riia lennujaam on neist kõigist kõige parem. Hollandi lennujaamas olen ka olnud. Esiteks, turvakontrollist järjekord oli 1 minut ja ma sain tervest turvakontrollist läbi koos järjekorra, kotide äraandmise, metallidetektori läbimise ja asjade tagasivõtmisega. Mul läks reaalselt mingi 5 minutit nagu ainult. Ta ei ole nagu väike lennujaam, aga ta ei ole ka hiiglaslik lennujaam. Hästi lihtne on ringi liikuda, väga lihtne on kohti ja asju leida ja siin on nii palju toidukohti ja siin on vegan toitu ka. Nagu siin on, ma sain taimse piimaga jääkohvi, ma sain endale vegan piruka ja siin on nii palju toidukohti, kus sa saad nagu päris toitu ka, mis on nagu ka taimsed valikud ja lennujaamades taimseid valikuid saada ei ole kõige lihtsam. Igal juhul, mulle väga Riia lennujaam meeldib, ma olen väga rahul selle kogemusega siin. Ainult mul lendu lükati edasi, ehk siis mul on nüüd nii palju aega. Võiks meilidele vastata, võiks tööd teha. Samas võiks TikTok'i scrollida. Cheers! Täitsa nagu vesi, ainult natuke võiks olla külmem. Ei ole võimalik. Mu Rooma lend hilineb veel. Näete, see siin juumisneb. Vaadake. See pidi minema 14.55. Nüüd see läheb 15.25. Vaadake, oota, delayed 6.10. Ma ei jõua kunagi sinna kuradi Itaaliasse. Siin tuleb kuulutus, et siin peab maski kandma. Mul ei ole. Kõik riigid, kus ma olen käinud praegu, ei ole mitte kuskil maski vaja olnud. Mu ees ka ühel härral ei ole. Okei, päris mitmel nii mul ei ole. Ta on mingi, kui te seda reeglit rikute ja maski ette pane, siis ma ei tea, midagi juhtub. Ma seda osa ei kuule, ma olin juba paanikas. Vangipilet maksis 14 eurot. 14 eurot. Mille eest? Lennujaamast kesklinna 14 eurot pärast. Ja ma teesklen, ma magasin all ja äkki see töötab. Tegelikult see on väga irresponsible minust, et mul ei ole maski kaasas. Minu enda viga, et ma ei teinud researchi. Aga ma lähen linna jõudes esimese asjana poodi ja mustan maskid endale. Kell on 7:30 ja väljas on 31 kraadi. I'm looking very ratchet. Ma lähen kõnnin oma ööbimiskohta, panen asjad ära ja tulen linna tagasi. That's the plan. Kõnnin sinna 17 minutit. Linna peale minemise fit check. Issand, ma reaalselt hoolan. Mina tulin üksinda sööma. Poest ma ei saanud veini enam, sest kell on nii palju. Terisin endale pastat ja veini. Nii et siin ma saan veini, kui ma mõjalt ei saa. Tellisin 4,50 eest veini ja mõtlesin, ma saan klaasi veini. Ma sain megapandi. Vaadake minu pastat. Yummy, yummy in my tummy. 2 hours later. Mu arve oli 13.50. Ma tellisin ülisuure kausitäie pastat. See oli mingi 7 euri. Pool liitrit veini. See maksis 4.50.
ja liiter vett ja see oli mulliga ka veel, see oli 2,50. Ma pean iga päev sõrestus käima nagu, iga päev. Igal juhul. Nüüd lähen otsin jalutuskohta. Mu plaan on kõigepealt minna Coopi, sest et mul on vaja osta maske ja uut laadijat, sest praegune laadija not it bro. Ja siis ma tahaks väga kuskil süüa nagu mingit mõnsat breakfasti. Tahaks täna käia Kolossumi juures, aga ma ei taha oma kodinatega sinna minna, sest ma kardavad mind röövitakse. Nii et ma peaks kõigepealt käima hotellis ja siis minema. Igal juhul see on mu umbkaudne plaan. Eks näis, mis saab. Terve päev on meil aega. Kell on 12, mu check-in on 2 ja ükski koht, kus ma saaks kohvi või mingisugust brunchi, sellist ei ole. Ehk siis ma istun ka siit pangaautomaadi juures praegu. Siin ei ole kohta, kus olla. Siin ei ole parki nagu, sest ei ole. Nii palav on ka. Ma pean 2 tundi aega parajaks tegema. Bussisõit oli küll täiesti õudne. Palav ruum ei ole, teed on õudsed, liiklus on õudne. Whatever. 20 minutes later. Jõudsin oma hotelli. Ma teen teile kohe ruumtuuri, muidu ma unustan ära. Siit tuled sisse, siis vaatad sinna on ju. Siia sain papud panna, siin on shave. Lahe. Siit vasakule on vets. Eelmises Itaalia vlogis ma rääkisin, et miks siin on pissuaar, et mis õigused meestel on. Aga see on igas Itaalia kohas, kus ma olnud olen, on see ka. Ja tuleb välja, et see on see ma ei mäleta nime, ma panen nime siia. Igal juhul see ei ole pissuaar. Ma väga vabandan, ma tõesti eelmises Itaalia vlogis mu kommentaarid olid mingi, ma loodan, et sa ei pissin sinna. No ilmselgelt ma ei pissin sinna, ma arvan, et see on meeste jaoks. Ma käin ikka nagu tavavetsus. Aga jah, see on igal pool Itaalias on see. See on mu duširuum, siin on mu peegel, hairdryer. Ma tahan kohe pessu minna, nagu kohe võid. Igal juhul, tood vetsust välja, tood otsa siia. On sukasi, siis on voodi, tilku ja siis meil on siin isegi rõdu või siuke nagu ilinunnu. Väga vibe. Ja hommikul on breakfast, mis on 7-10, mis on ülihea, sest siis ma saan nagu normaalsel ajal ülesse, et süüa. Ja siin ongi, nagu Itaalias on mingi main fucking thing, et sa ei saa süüa nagu. Süüa saab rääst ainult õhtuti, nüüd on mingi 7 avatakse restud uuesti. Neil on mingi üliweird süsteem. Ehk siis see on väga hea, et ma saan hommikul päris süüa. Ja siis ma päeval jalutan, käin ringi, piinlen. Ja siis õhtul saan jälle minna kuskile restosse. Ja kusjuures see resto, kus ma eile käisin, on siin ülilähedal sellele hotellile. Nii et might go ja tellin endale täna jälle 4,50 eest pool litrit veini. You never know, jääl ei tea. Okei, ma lähen teen ennast korda, ma lähen pesema, panen telo laadima, puhkan ja siis ma räägin teiega, mida kuradit ma siin Itaalias üldse teen. Ma ei ole seda vist nagu siiani kordagi maininud, miks ma siin päriselt olen. Sinna saaks tegelikult allapoole ka, aga apparently siin on ülipikk nagu maa ja mul nii oluline ka ei ole, ma juba siin näen teda ja ma palusin ühtedelt toredatelt onudelt, et kas nad võivad minust ka Kolosseumega pilti teha, nad tegid. Panen siia.
turistikas or whatever. Kell on jõudnud sinnamaale. Ma tahan süüa ja ma sain endale poest 2 euro veini, aga ma ei taha seda lahti teha, sest ma ei saa seda kinni panna enam. Ja ma ei leidnud seda ette poest. Ma kõndisin paar restot mööda, ma ei leidnud midagi. Ja nüüd ma lähen kodu poole, sest seal on odavamad restod. Mul on üüratult suur tahtmine minna. Issand, kui revais seda. Oh my god. Oh my god. Peaselt haises nagu mingi 20 surnud rotti. Õudne. Anyways, mul on üüratult suur tahtme minna tagasi sinna kohta, kus me eile käisime. Mõtlesin käisime nagu teie minuga. Me olime teidil. Ma ei tea, nagu kui ma mingit muud lahedat kohta ei leia, kus süüa, siis ma lähen sinna ja võtan pitsa seekord. Aga ütlen ta, et ma lähen otsin mingit nunjut kohta, kus ma saan üksinda vaibida ja teidil olla endaga ja odavat veini juua. Kohvimasinat keegi. Ei ole saada. Okei, update. Ma tulin ikkagi siia samma kohta, kus ma elan, sest mul ei jäänud tee peal ühtegi teist toredat kohakest. Vaadake, siin on mu pitsa. Yummy, my tummy. Okei, teeme nüüd siis, oleme Itaaliast. Teeme päris Itaalia pitsa. Siis kästi nüüd. Täiesti ausalt, suht maitsetu. Aga nagu the thing is on see, et ma olen vegan. Ma ei saagi päris pitsa kogemust, ma arvan Itaalias. Pasta kogemust, jah, pitsa kogemust. Pigem ei saa. Kell on reaalselt 3 vist. It's really day, aga mul on suht siuke lebopäev olnud. Alustasin hilja, ärkasin, magasin 1-ni ja nüüd ma alles liigun. Mul on täna praegu plaan minna Trevi Fountainisse ja Spanish Steppa vaatama. Ma tegin igast research, et no, need on need põhikohad, kus niikuinii käiaks, aga ma olin mingi, et okei, et äkki Redditis on mingid kohad kirjas, kuhu on veel mõistlikum minna, nagu mingid kohalikud spotid, aga ma ei leidnud. Ja ma lähen ikkagi turistikatesse. Ütleme nii, et ega ma mingit ajalugu selle kohta öelda ei oska, aga siin on klipp minust Trevi Fountainiga. Siin ma lugesin tegelikult mingit asja, et kui sa mündi siia sisse viskad, siis see tähendab seda, et sa tuled Roomasse tagasi. Aga ma ei tea, kas ma tahan seda mündi sinna sisse visata. Ei tea, kas ma tahan tagasi tulla. Oi, see on nii küll, ma tahaks ujuda siin sees. Ma sain päris turistipildi ka selle fountainiga. Panen siia. Gorgeous. Okei, nüüd ma pean Hispaania tripid üles leidma. Ma käisin just turistipoes ja mul läks natuke väga liiga palju raha. Aga see on okei. Sellepärast, et ma ei ole tal ikka veel rääkinud, aga ma sain sünnipäeva kingituseks selle reisi siia ja neid inimesi, kes mind siia saatis, oli 25. Nagu 25 inimest panid rahad kokku, et mind Itaaliasse saata ja Måneskin kontserdile saata. See on asi, mida ma siiani full ei komprehendi ja ma tahtsin omalt poolt midagigi neile siit tuua. Ja siis käisin suveniiripoes, et igale inimesele, kes mind siia saata, kas või mingisugunegi asi siit koha pealt tuua. Ja noh, neid inimesi juba oli 25, ma ostsin igale ühele midagi. Siis ma ostsin endale, siis ma ostsin oma vanaemale. Ütleme nii, et raha läks, aga raha ongi mõeldud kulutamiseks. No ma ei saa aru, kuidas inimesed elavad ilma parkideta ja ilma veekogudeta. Minu jaoks, ükskõik kus ma elan, on nii oluline see, et mul oleks alati võimalik minna veekogu äärde. Olgu see siis pisike veekogu, olgu see väga suur veekogu, peas, et vesi oleks. Seda ma ei loe veekoguks, sest esiteks see lehkab. Teiseks, sinna ei ole võimalik nagu juurde minna. Ma ei lähe sinna istuma. Ja kuidas ei ole parke, nagu nii vähe parke. Pärnu näiteks, pargid igal pool, Tallinnas ka pargid igal pool. Lähed, istud, vaibid. Siin, no ei ole. Ma käin terve linna läbi, mingi üks park on ja see on ka aiaga ja need aiad on kinni.
Halloo, vaadake. Ja Colosseum. No, mis nii viga elada? See on teist korda sinna, see on tilsida nagu veits kõva, aga on jah. See on sama nagu ma kodus teeks too. See on see koht, kus ma just söömas käisin. Coming out ja seal on Colosseum. Halloo, nii vibe, nii ilus. Elu on nii ilus. Saad aru? Ma leidsin pargi. Siin pargis on isegi siuke kurb purskkaev ka. Nagu väga kurb. Aga vähemalt on. She's home. She's showered, she's clean and fresh. Ja ma hakkan telkut vaatama. Aga homme on Måneskinni kontsert, ehk siis homne päevaplaan on see, et ma magan. Aga homme ma pean minema breakfasti sööma. Sest homme on väga pikk päev ja päeval siin süüa ei saa, ainult poest, aga ma olen vegan, ma ei saa poest ka väga midagi. Ehk siis ma olengi, ma arvan, päeval kodus ja siis lähen piisavalt varakult sinna kontsertkohta kohale. See on õues, ehk siis kõvasti ootamist jälle, sest ma tahan nagu ikkagi ees olla. Ja 9 õhtul hakkab kontsert, nii et see on homne plaan. Aga täna ma arvan, ma ei vlogi rohkem, unless ma õue ei lähe, siis ma võib-olla teen siukse vibe-klipi. Aga ma arvan, ma panen telku käima, panen YouTube'i tööle ja veitsist istun teos, kujutan juukseid ja siis no õigemini that's about it, ega ma täna muud väga ei teegi. Ma küll päeval mõtlesin, et issand, no üldse ei viitsi õue minna, aga mulle nii meeldis tänane päev, mulle nii meeldis neid turistikaid näha ja kuidagi lihtsalt olla ja üksinda vaibida ja nautida seda ilma. Tuul oli, kuigi soe oli, siis tuul oli, mis oli ülimõnsa. Ma siis ütlen teile praegu vist juba hea tööd ära, kuigi kell on 9. Aga näeme homme ja lähme homme Måneskinni fucking kontserdile. Nende karjääri kõige suuremale kontserdile. Halloo. Okei, hea tööd. Mis te arvate, kes läks täna hommikusöögile? Mitte mina. Ma ei suutnud ennast püsti ajada kella 9, et minna hommikusöögile. Ja siis ma olin mingi okei, ma ei lähe, onja. Ja kella 10 ma olin täiesti ärkval, täiesti püsti, täiesti lihtsalt. Olingi mingi, kui see hommikusööks kestaks tund aega veel, siis ma saaks minna, aga ma ei läinud, sest et ei kestnud. Aga tellisin endale Burger Kingi ja praegu ma olengi suht ainult elos istunud ja TikTok'e vaatan, nagu väga palju TikTok'e. Aga nüüd ma panen teleka jälle käima ja söön Burger Kingi. Vot, ja nii ongi. Nii palju süüa. Yummy in my tummy. Minu outfit täna. Ta on nagu veits boring, aga õues on palav. Aga selles osas siin. I like it, I think it's cool ja eriti kui õues on nagu palav, siis ma ei taha seal lauspäikse käes olla. Samas, it's like a little stupid. Nii ma ei pane. Aga alati mul selle kuradi bandaanaga peas on see sama probleem, et ma ei tea, kas mulle meeldib või mitte. Aga ma võtan ta kaasa, aga ma praegu võtan ta küll peast ära. It was not as flattering as I wanted it to be. No niimoodi ma olen kordades parem välja, nii et maybe like a little... No siin mingi järjekord ikka juba on, inimesed saavad sisse. Ma ei tea, mis värk sellega on, seal Eurovisioonil ka, kui sa lähed veepudeliga sisse, nad võtavad sult korgi ära. Nagu, mille jaoks? Mida? Kuhu te paletas? Mis te teete mu korgiga? Miks ma ei või oma veepudeli korgiga kuskile minna? Ega juhul. Mul pole korki nüüd. Nad ei kontrolli mu kotiga, mitte et sa väga kontrollida midagi, see ikkagi. Ja piletit avats ka mingi. Lasi sisse, nii meeldan, et siin on veel üle kontroll. Assaraks. Sa päris sessu. Kus ma siin ette saan nüüd? Okei, nii väike update teile. Ma tulin kuskile siia nurka istumast. Siin on natuke varju. Ma konkreetselt voolen ja kui ma olen seal päikse käes, ma saan päikse pista. Ma ei taha riskida sellega, et ma ei näe üldse. Ma pigem näen natuke halvemini kuskilt kaugemalt kui see, et ma minestan ja mind viiakse ära. Eriti kui mul on kingitud see kontsert. Et siis ma ei saa riskida sellega, et ma nagu actually pass out'in. Ma joon vett. Kontsertil on 3 tundi, see rahvamass on haige. Levisi ei ole. Siis ma ei saa midagi teha, aga ma lihtsalt istun ja palvetan, et ma ei minesta.
otse mu kõrvalt viidi just üks noor tibu ära ja ta oli veel varjus. Ma räägin, ma pigem eriskin, ma pigem näen halvasti, kui ei näe üldse. Ma ei ole kunagi lapsi vihanud nii palju kui praegu. Esiteks enne, üks oli siin aia juures. 2 korda peaaegu sain vastu nägu. Ühelt lapselt sain vastu õlga jalaga. Ja nüüd kõik lapsed on mu ees ka veel. No. Kontsert, ma ütlen teile, oi te ei näe ka mitte midagi, mul on akud muidugi 3%, aga õnneks ma olen nagu kohalik ja mul on kodutee peas. Ma kõnnin koju rast mingi 50 minutit, aga mul on kodutee peas, vähemalt ma jõuan koju. Mu tellimus jõudis, ma tellisin endale süüa, ma tellisin endale pizzat, sest et ma tahtsin ikkagi, ma ei ole täna päris Itaalia toitu söönud ja mu goal on see, et ma söön iga päev vähemalt korra nagu actual Itaalia toitu. Ma tellisin endale pizza, seega teeme taste testi. Ma tahaks õuedegalt minna sööma, aga seal kordi mingi viimskord istuvad ees. Ja no ma ei lähe segama, nagu ma kordi tegema pizzakorbiga. Miks see nagu üli hea on? Nagu ma tahaks seal mingit hot sauce'i veits, nagu et see spicy ma oleks, aga muidu. Ma panin siia muidugi kõik asjad ise peale. Mingi zucchini, mais, sibul, küüslauk, kõik panin mina ise peale nagu juurde. No ideaalne nurk muidugi, aga see kontsert oli nii hea, nagu nii hea ja kuigi ma vingusin jälle, kui ma seal ootasin, siis see kontsert tegi selle kõik selle vääriliseks ja ma niimoodi nautisin seal ja mu hing puhkas ja kuidagi nagu olla seal teades, et mu sõbrad on mulle selle võimaluse pakkunud ja et neid oli 25 inimest, kes tundsid, et nad tahavad mind siia saata ja nad tahavad aidata sellega, et ma saan Måneskin'i laivis näha. Ja et 25 inimest teadsid, kui palju nad mulle tähendavad ja nad olid nõus panustama, et ma siia saaks. See on, mul ei mahu pähe selline asi, mulle tõesti ei mahu pähe, sest et ma tahaks loota, et ma olen hea inimene, aga see on nagu ikkagi next level. Mõelda, et inimesed austavad sind piisavalt, et siukest asja sulle pakkuda. Perses. Ma sain selle kingituse oktoobris, praegu on juuli ja ei ole möödunud mitte ühtegi päeva, kus ma ei oleks selle peale mõelnud ja olnud lihtsalt hämmingus, kui lucky ma olen nende inimestega, kes mu ümber on. Life's crazy, man. Life's crazy. Okei, kes see sellist mesijuttu ikka viitsid kuulata? Ma hakkan nüüd tegelikult vaatama. Hea tööd teile, näeme homme. Tšau! Nii, one moment, please. Väga üks asi mind häirib, ma tahtsin algselt panna oranži bluusi ja siis ma panin oranžide trippudega sokid, et nagu matchiks. Siis oranž bluus, wasn't the vibe, siis ma vahetasin ära, aga mu siniste trippudega sokid on mustad ja ma ei taha neid panna. Täna mu plaan on minna Patheoni vaatama, seal ma ei ole veel käinud veel. Ja ega siis mul rohkem otsest plaani ei ole, ma ei imesta, kui ma kuidagi satuks kuradi Kolossemi juurde jälle, üks näis. Aga mul otsest plaani ei olegi, ma võib-olla peaks mingeid komme ostma kodustele. Ja nii ongi, ma juba ootan väga seda, et ma saan õhtul restosse sööma minna. See on alati mu nagu päeva highlight, et siis kui kell hakkab 7 saama, siis ma saan minna kuskile restosse ja süüa Itaalia toitu restos, olla teidilise endaga. See on nii
nii vibe alati, see on nii tore. Ja ma alati täiega ootan seda hetke, et kell saaks 7, et ma saaks sööma minna. Sest ma päeval väga ei söö mu tavaliselt, see nagu actual toidukord ongi alati 7 õhtul ainult, mis veits halb, samas it is what it is. Okei, ma pakin oma asjad kokku, ma olen skinny kott, obviously. Ma ei tea, ma lähen, vaatame, mis teeme. Tasuta laadida ja tasuta vett, kas tavalist või mulliga. Tasuta. Okei, ma tellisin magustoitu ja veel ühe Amperoli. Okei, teeme Greta review. Mu kõrval on nii palju inimesi, mul on nii ebamugav praegu, aga teen ruttu review ära ja siis ma söön rahus. Nagu maasikamoos. Täitsa nämä. 7 € väärt ei ole, aga on kogemus raamas. Kell on kohe 12 ja mu check-out on 12. Kuigi mul on tegelikult aega, siis ma arvan, et ma lähen ikkagi otse lennujaama. Mul ei ole mõtet väga linna enam minna, sest et siis tagasi saada sealt, ma pean täiega jamama. Ma on suht mõistlik minna otse rongijaama ja sealt rongi peale. See rong sõidab ka suht kaua. Lähen sealt lennujaama ja siis koju. Või noh, Lätti. Mul on täna veel päev Lätis. Igal juhul mu airport outfit on must top. Samad kuradi biker shortsid, mis mul iga päev on olnud. Ja siis šuka bluus, millel on taga lilleke, mille ma ise joonistasin. Davai. Tšau. 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 Lähme koju. Updated fit. Mõtlesin, et ma vaatan, et palju UV on, et kuigi kraade on 31, kell on 12 päeval. Siis kas UV vähemalt on ka kõrge, et ma saan vähemalt päikest sinna rongijaama jalutades. UV on 8. Ma küsisin konduktori käest, kas see rong läheb lennujaama, ta ütles jaa, kuigi mu piletid on teise rongi nimi. Aga mul õnneks aega on, isegi kui ma vale rongi peal peaksin olema. Pluss on hästi palju teisi inimesi ka kohvritega ja asjadega. Ja vist nagu on õige. Ma tahaks võtta vähemalt, et ma jõuan lennujaama, õigesse lennujaama. Seekord ma ei ole vastutustundetu. Olgu, ma nüüd istun temas ja loodan, et ma jõuan õigesse kohta. Bro, I made it, bro. Läti room tour, vaadake, hallo. Tuod sisse, siuke vaade, keerad vasakule, boom, siuke valge bathroom. No ma siin juba valmistan, selles mõttes, et ma oleks võinud teha seda room touri siis, kui ma jõudsin siia, aga ei, ma olen väga palju siin juba hänginud, ma olen toitu tellinud ja ma hakkan pesema minema, siis ma mingi teeks room touri praegu, enne kui mu tuba täielik mess on. Igal juhul. Bathroom on selline hästi valge, ülilus peegel, ülivalge dušš ja vaadake, kui palju toodet seal on. Seal on nii palju body washi, shampood ja conditioneri ja siis siin on hand soap ja body lotion. Siin on lotionid. Olgu, ma lähen kohe pesema, sest et see shampoo, mis seal Itaalias oli, see ei sobinud mu juustele absoluutselt. Ma pesin juuksed ära ja nad juba tundusid rasvased, nii et ma loodan, et see shampoo on parem igal juhul. Siin on mu söök, mis ma tellisin, see peaks siia käima. See on mingi vegan pizza, vaadake.
ma sõin paar seda kaera asja siit pealt ja no nii nämma. Ma panen kinni, et väga külmaks ei läheks. Ja siis ma teen endale teed siin praegu ka, et siis nagu pita kõrvale süüa. Ja siis siin on mu voodi, mis on hiiglaslik. Ja siin, noh, siin on juba veits messi, aga siin on diivan. Nagu sa saad lihtsalt diivani peal hängida, täiesti casuali. Ja vaadake, kui suur telekas. Ma panin seal Post Malone'i käima. Et kui ma pessu lähen, siis ma saan kuulata Post Malone'i. Igal juhul siuke hiiglaslik voodi ka. Ja siis vaadete praegu väga ei näe, aga see vaade on siuksele nagu pargile. Ma käisin just jalutamas ka. Igal juhul. Siuke nunnu üli luxurious. Ma kavatsen homme päriselt hommikusöögile ka jõuda. Ma ei ole kordagi veel hommikusöögil käinud ja ma kavatsen minna, sest me oleme ikkagi Hilton hotellis. Ja siis mul läheb 11 midagi läheb buss. Ehk siis ma lähen hommikusöögile. Tahaks jõuda 7-8 hommikusöögile, see oleks päris vibe. Ja siis me läheme koju. Vot. Aga ma nüüd lähen dussi alla. Davai. Kell on 8:30, aga ma ei tea, kes ärkab vabatahtlikult nii vara hullutlast. Aga mu breakfast on peanut butter and jelly sandwich, sest ma olen reaalselt 10-aastane. Siis sojapiimaga krõbinad, putru, õunamahla, sest siin ei olnud vett. Rõve, ma tahan vett, õunamahl on rõve. Aga siin ei olnud vett. Ja siis 2 kuivat mõnu. Ma pole nii ammu peanut butteri seda söönud. That's the shit, nagu.